Tere õhtust, austatud geoloogia ja geograafia huvilised. Tänane loodusõhtu on niimoodi, et lisaks Kalle Suurele, meie lugupeetud geoloogile, kes on Kalliskive looduskalendri näol juba, me oleme koos teinud neid 19 korda. Täna ta räägib Kalliskividest ka ette ja siis Kalev Kukk ja geograafina ja siis tema oli külalis, sõitja kaasas geoloogide suurel ekspeditsioonil Inglismaale ja Šotimaale ja Velsi, et sellest me saame ülevaate ka Kalevi ja Kalle kaudu. Aga kuna teema on selline Inglismaa, siis alustame ikkagi korraliku muusikaga. Peeter Rebane ja Keldi muusika hakkab kõlama. Ja Peeter, sa ütle ette ka, mis hääled sul need pillid üldse on, et see ei ole vist tavaline pill. Ja tervist, mina olen Peeter Rebane ja selle Keldi muusika, mida me Jaaniga arutasime, et kui me räägime siin Suurbritanniast, siis see hõlmab ju tegelikult ka Šotimaad, Velsi ja Iirimaad mingis osas. Minu armastus on olnud rohkem Iiri muusika, aga viimasel ajal just tegelen ühe Šoti muusika, Robert Burnsi lugude salvestamisega, nii et olen sellega seotud. Kitarrile sobib see Keldi muusika väga hästi, sest selle pilli erinevate häälestustega neid nimetatakse lahtised häälestused, mis tähendab, et kui kitarrikeeli tõmmata, ilma sõrmi peale panemata, kostab juba mingi harmooniline akord. Ja nende kõladega, siis sellise kõlaga üritatakse imiteerida natuke kord harfi kõlasid, mis on Iiri rahvapill, kui siis ka erinevate nende Keldi lugude puhul torupilli kõla. Et need lahtised keeled jäävad seal kogu aeg alla kaasa mängima ja see meenutab nende torupillide siis burdooni helisid. Ja mängin esimese loo.
Suur aitäh, Peeter, ja nüüd läheme siis kalliskivide juurde. Nimelt meie tänavuse kalendri teema täna küll algab see aasta, aga meie aasta algas varem pihta juba, on Eesti mineraalid ja ma pakkusin Kallele välja, et paneks veel sellise efektsema pealkirja, paneksime pealkirjaks Eesti vääriskivid, poolvääriskivid ja mineraalid. Ja Kalle ütles, et teeme ikka Eesti mineraalid ja siis pärast ta räägib maailma nendest vääriskividest ja kalliskividest taustaks juurde. Et Eestis on arvata, et meil on suured teemantilademed, aga neid ei ole veel geoloogid avastanud. Aga selleks, et kõik maapõu saaks avastatud, eelmine aasta 1. jaanuarist või 2. jaanuarist alustas tööd Eesti geoloogiateenistus. Meie endine koostööpartner Eesti Geoloogiakeskus lõpetas oma tegevuse ja uus koostööpartner Eesti Geoloogiateenistus peakorteriga Rakveres alustas ja nüüd Kalle on seal juhtiv geoloog, kes näitab ja teab, kus midagi peidus on. Ole hea, Kalle. Jah, ma olen siin. Ja nagu alati pakub natukene üle. Ei, ma olen juhtiv midagi, lihtsalt vanem geoloog. Ja ka selle meie nimede mänguga, näete, siin kuigi kalendrile pühendatud, aga mitte kalendri nagu kaanepilt. Ka seal oli väike konjunktuurlus. Me tahtsime teha kraapsu Eesti geoloogiateenistusele, kelle juriidiline aadress on Rakvere Kreutzwaldi 5. Ja see vaade, mis on teil oleval kalendril, on just sealt samast Kreutzwaldi tänava otsast drooniga pealt nähtuna. Aga tegelikult Eesti mineraalid on ikka sellel pildil. Meie üks laiali levinum või kõige laialt levinum mineraal on, näete, lumi ja jää. Vee mineraalne ehk kristalline olek. Ja teine on siis, see on Kakkume otsast, see on kambriumi liivakivid, 90% koosneb see meie kõige levinumast mineraalist kvartsist. Nii et jälle mineraalid. Aga lähme vaatame siis natukene edasi. Kui ei ole teemantit, siis ei ole ka kallis ega vääriskive. Teie ees on, ma ei tea, kas maailma kõige kallim, aga kõige suurem. Kindlasti teemant Kullivan, leitud 1905. aastal Lõuna-Aafrikast Primeeri kaevandusest. Ja näete, tema suurus, võigimine öelda, on 3106 karaati. Karaat, see on umbes 0,2 või täpselt 0,2 grammi. Tähendab, kogu see maailma hiilgus kaalub ainult 600 grammi. Aga kui palju ta maksab, nii suurt summat ei oska vist välja öeldagi. Kes ta leidis? 2 meest pretendeerivad. Töödejuhataja Frederick Wells, olevat ta sealt 5,5 meetri sügavuselt kuskil seinast välja urgitsenud. Teised ütlevad, ei, see oli töömees Evan Powell. Noh, kus sa tead, kelle oma. Aga nimetatakse omaniku Thomas Kullivani järgi seda teemantit. Näete, siin on siis, see on 1900. alguse aastat, peale 1905. aastat pilt selle Primeeri kaevandusest, kus siis just kimberliittoru on parasjagu lahti kaevamisel. Tänapäeval näeb see nii välja, see on 2010. aastast tehtud foto, see suur auk on kunagine lahtine kaevandus, nii suur oli see kimberliittoru, nii palju oli seda kallihinnalist savi nende teemantitega. Ja tänapäeval on seal maalune sügav kuni kilomeetrine minevad kaevanduskäigud ja need hooned on, näete, seal paremat kätt. See Primeeri kaevandus on maailma kõikide suurte või enamjagu kõikide suurte teemantite leiukoht.
400 üle, siit on leitud 400 rohkem kui 100 karaadist teemandit. Ja maailma suurimad teemandid on kõik leitud siit, Primeri kaevandusest. Ja mis sai sellest 600 grammisest Kullivannist? Truualami Transilvaania valitsus Lõuna-Aafrikast kinkis ta tollal valitsevale Inglise kuningale Edward VII ja Edward VII võttis selle tänuga vastu ja 1907. aastal viidi see teemant, siis toorteemant selleks Antwerpenisse ja seal osavate juliiride käel esialgul purustati ta 9 suuremaks tükiks ja 90 niisuguseks väikseks purutükiks ja nendest said siis 2 suuremast Kullivan 1, mis on tuntud ka kui Aafrika suurtäht ja Kullivan 2, mis on Aafrika teine täht. Need on Inglismaa, Suurbritannia, krooni juveelid. Aga ülejäänud 7 tükki, need on praegusel hetkel siis Elizabeth II, see isiklik varandus. Vaatame edasi, näete, kõige suurem Lõuna-Aafrika suurtäht on leidnud siis, mitte Lõuna-Aafrika, Aafrika. Suurtäht on siis selles Kiiperis, seal keskel see suur, see ongi see kõige suurem teemant. See kahjuks ei ole enam maailma suurim teemant ehk briljant lihvitud olekus, vaid see on, pärastpoole näeme, üle läinud. Ja siis Kullivan 2 on siis krooni all. Mitte see punane suur keskel, see on maailma üks kõige kallim rubiin ja tema nimi on Must prints. Ja see ilmselt maksab veel rohkem kui tema all olev Kullivan 2. Aga siin on siis maailma kõige suurem briljant lihvitud olekus. See on 550 karaati, umbes suur. Algselt oli kuskil 770 karaati, aga lihvimise käigus on ka suured kaud. Samal ajal kui Kullivan 1 on 530 karaati. Ja selle on ka huvitav saatus, alles lähiajal leitud on muidugi jälle Primeri kaevandusest. See on Tai kuninga omanduses. 1995. või 3. aastal kingiti ta Tai kuningale tema 50. sünnipäevaks. Ja tema ongi kuldne juubel, ongi selle briljanti nimi. Vaatame, mis meil siis edasi. Ikka kõik tahavad kõigemat nüüd. Milline on maa kõige vanem mineraal? Ja siin tuleb kivime ka nagu kumb oli enne, kas kana või muna. Nii, et kumb oli enne, kas mineraal või teda sisaldav kivim. Ja see on siis 4,4 miljardit aastat, üks tsirkoonitera. Jack Hillsis, see on Lääne-Austraaliast. Ja näete, ta on sonaalne. Ja 4,4 miljardit aastat vana on see sisemine tsoon. Kuigi välimine tsoon on mitu korda noorem, ta on kuskil 3 miljardi aasta jooksul. Sest mitte inimestel, vaid ka mineraalidel on oma elu. Nad tekivad kuskil, elavad oma elu, neid lükatakse ühest kohast teise, siis pannakse nad uuesti maasügavuste sahju ja sulatatakse jälle ümber. Ja see nende eluring võib kesta miljardeid aastaid. Ja siin on siis see kanavee muna, täpselt ei tea, aga stagneis.
see on küll jälle Kanadast ja temale pakutakse siin 4,2, mõned 4,0 miljardit aastat vanust. Aga see ei ole veel rekord. Maalt on leitud ka kivi, mis ei ole küll päris maise päritoluga. See on nimelt sattunud siia Marsilt. Kas meteoriidi plahvatuse või millegi tema valus, näete, on 4,56 miljardit aastat. Kui arvestada, et maa vanus on 4,6 miljardit aastat, siis ega sinna suurt seda vahet ei jää. Ja nüüd tuleme, kui vaatate, siis esimene kuu on kvarts ehk jaanon. See on Eesti kõige laiemalt levinud mineraal. Kvartsist on see rannaliiv meevarvaste all, kvartsist on kambriumi liivakivid ja kvartsist on ka 90% ulatuses umbes devoni liivakivid. See on kõik puha kvarts. Kui öelda, et ka maakoores on võimud see kvarts, siis päris nii see ei ole. Siin lööb teda tublisti üle päevakivi, aga 12% on ka maakoores kvarts. Ja kui ilusat kristalli kuskilt saada, siis tema võrku on kvartsi kristall ehk mäekristall. Kõiksuguseid imelisi võimalusi pakub kvarts välja. Ja muust ta ei koosne, näete, ränist ja hapnikust. Kõvadus on tal 7, nii et ta on ka 7. etaloon ja lõpmatud kollektsioneeridele lõpmatu imede allikas on mäekristall ehk kvarts kristallilisel kujul. Nii kujuneb kvartsikristall, kui tal on aega ja ruumi kasvada. Ja tal on sadu erimeid. Siin on üks suitsukvarts. Temal on niisugune tumedat. Näete, jälle suitsukvarts. Ja siin on sõnade poolest maailma suurim kvartsi kristallide kobar ehk truus. Ja see on midagi 4,4 tonni vist pidi kaaluma. Ja siin on siis meie Eesti ühe kvartsivormi ametüsti esindajad. See on pae seest kivistunud käsnade südamikus, näete see lillakas hall. See on üks meie siis mäekristalli võistlejaid. Aga teil on paremini tuntud muidugi piusakoopad, 95%, neist on üle 95% on puhas kvarts. Enam sealt ei kasutata piusast, nüüd on tabina ja teised sellised karjäärid piusa ääres, kus teda kaevandatakse. Number 2, veebruar, siin on leviku poolest teine mineraal ehk kaltsiit. Kaltsiidiks on kõik meie baas või lubjakivi on kõik. Ainult kaltsiit. Ja sellepärast me panime ka siia klindifoto. Ka klindiaastangu ülemine osa on paes ja sellepärast paljud kolleegid teda paekandaks kutsuvadki. Ilus, kena kaltsiidikristall ja mille poolest ta silma vaimsta, mitte kõvaduse poolest, see enda üsna pehme, vaid selle poolest, et tal on hästi kõrge kaksikmurdumine. Näete, läbi kvartsikristalli, mitte kaltsiidikristalli taevas. Ja siin demonstreeritakse tema kaksikmurdumist. Näete, üks joon, aga kui vaadata selle kaltsiidikristalli, siis on 2 joont. Veel kaltsiidikristallikesi, kõik võimalikke imeilusaid kristalle pakub meil Eestis kahjuks. Peame leppima enam-vähem sellise vormiga. Väu, karjäär, aga lohutus see, et see on ka oma 80% ulatuses kaltsiidist.
Nüüd on järgmine vilgud, aga miks on siin ehalkivi? Eesti ja kogu Põhja-Euroopa jäätumisala suurim rändra, aga sellepärast ta on migmatiit graniidist ja seal on üsna palju ka vilke sees. Mingi pildi pidi saama ja vilgupilt ise ei oleks nagu andnud, sest Jaan nõudis, et maastikupilt peab olema. Ja näete, siin on biotiit, üks vilkudest, imeõhukesed lehekesed, siin on püramiidis. Kui püramiidis ei ole, siis on lehekestena, näete, kõikvõimalikke vormi ja need lehekeste läbimõõt võib vahest ulatuda meetriteni. Vast kui näeme, tulemegi Moskoviit. Sõna nagu Moskoviit, Moskovia, Moskva. Jah, tõesti, sealt ta tulebki. Keskaegsel Inglismaal, kui veel, nagu öeldakse, klaasi puhumine ei olnud eriti kõrgel tasemel, tehti, vaesemad mehed tegid omal aknaid Moskoviidi õhukestest, nendest lehekestest. Ja sealt tuli Moskovia ehk Moskoviit, sealt on tema nimi tõesti tulnud. Näete, ka tema loodus on alati imeks võimeline, nii ka Moskoviidi puhul. Järgmine, see on vist aprill. Galeniit ja svaleriit. Need on kaks niisugust sulfiidi. Meie geoloogide nagu lootused juba paarsada aastat tagasi, kui ka nüüd on salamahti seostud galeniidi ja svaleriidiga. Eestis teda mitmel pool leidub vähestel hulkadel, aga mitte kuskil nii palju, nagu öeldakse, kopp maasse lüüa. Näete, pliisulfiid selliste kuubikutena, ta on lõheliste kuubikutena. Ja siin on ka, näete, siin on navestimailt. Galeniidi kristallide kobar. Sealt on teda üsna palju lõhedest korjatud. Jälle näete navestilt ja seega on navestilt. Ja me oleme paljudest kohtadest veel otsinud, oleme leidnud küll kobaraid, aga mitte rohkem. Ja temaga on peaaegu alati koos faneriid. See on sinksulfiid. Näete, navesti hoopis tagasihoidlikumad kristalle pakub svaleriidi puhul välja. Aga svaleriidil on üks see, mis Jaani rõõmustab. Temast tehakse ka vääriskivi. Kuigi ta on pehme võitu, aga ta on väga ilusast punastes, pruunides, kollastes toonides, kuldsetes toonides. Näete, siin on üks liivitud pross svaleriidi kristallist. Ja näete, kui ilusad punased, veripunane galeniidi kristall, see on lihvitud muidugi. Loodust on nii. Ja 5. kuu ehk mai, glaukoniit. Olete klindil käinud, aastangut näinud, seal on üks roheline triip. See on sellisest mineraalist nagu glaukoniit. See on ka kuskil vilkude kanti minev mineraal, näete, glaukoniit, liivakivi, ilus punane, mitte punane, vabandus, roheline. Seal. Ja temast arvatakse, et ka üht-teist head saadavat. Vanasti juba teadi tema värvipigmente ja nüüd tänapäeval kuskil maailmas, Brasiilias keegi teeb skaaliväetistest, skaaliumendas palju. Ja meil on ka plaane veetud, aga nagu head rakendust tal ei ole. Näete siin samas Paldiski juures klindiaastangu all, see paar meetrit seda rohelist, see on kõik glaukoniit. Meil on teda natukene kasutatud ka, aga siis seda glaukoniiti peent liiva kui filtrites. Näete, siin on lähemalt glaukoniit liivakivi lasunud. Nii et tulevikku võib tal olla, kuid mitte eriti suurt. See on rohkem nii ikka ilusat rohelist värvi vaadata. Jälle näete siin, see on Pakri saarel jälle see roheline. Siin on ta mikroskoobi all, ei mitte midagi ütlev. Ja siin on ta puursüdamikus, näete see roheline, olekas sinakas, see on glaukoniit. Ja nüüd, see on Irboska linnamägi. See ei ole mitte territoriaalne pretensioon Venemaa vastu, aga kui me vaatame
1935. aasta kaarti, siis paremal all nurgas näete seal kastikesi. Need on Irboska kipsileiukohad. Tollal oli see Eesti territoorium ja siin on need 2 leiukohad. Irboska kips, siin on dolomit, lubjakivi ja kipsikihid. Ja siis vasakul üleval, see Vasalemma kohal on veel näiteks marmorikihid. Ja rohkem nagu ei ole peale põlevkivikihid, need on ka muidugi näidatud. Nii, et tollal ta oli üsna hea selle. Kips on imeline. Kirbostegast ta nii ilus ei ole, aga näed, siin on Kirboska jälle see Linnamägi. Seal sügaval sorust on palju allikaid välja ja rohkem tänapäeval Kirboska allikad on rohkem tuntud kui kipsi, sest kipsi sealt enam ei kaevandata. Näete, siin on üks tüpp Irboska kipsist ehk seleniidist. Aga kips on üks imeline asi. Vaadake, siin on üks mägi. See on Naika hõbeda ja singikaevandused Mehhikos. Ja siit alt näete, tulevad, seal all on kuskil suur magmakeha, sealt tulevad kuumad veel. Ja need mustad jooned, need on igasugused koopad maaõõnuses. Ja seal kasvavad maailmas suurimad kristallid. Tingimused on seal üsna karmid, kuskil 65 kraadi on sooja ja niiskust on kuskil 95%. Ja kõik seal käivad, näete, skafandrites. Ja näete, nii et see ei ole mitte päkapikkude mäng kuskil maa-alustes koobastes, vaid need on tõsi inimesed ja tõsi kristallid. Ka siit maailma suurim kristall on sellest koopast, 15 meetrit pikk ja 1,5 meetrit läbimõõdus, kaalub 55 tonni. See on mõõkade koobas. Siin on loodusel viitsimist nii suuri teha, aga sellest samast seleniidist on teinud siis ta, kui näete, ühtlased mõõgaterad. Ka see kipsivorm on loodusele tuntud, need on kõrberoosid. Ka see on kips, aga jälle teistes tingimustes. 7 püriit, sellele panime püriidiks nime. See, kui te lähete kunagi Pakri poolsaarele trepist alla, siis te teatud veeseisu näol võite näha, sest palju on püriidikihti. Püriit on jälle sulfiidne mineraal. Peale selle, et ta meil olemas on ja üsna paljudes kohtades suur tarkus temast ei ole. Isegi rauamaak ei ole temast ajada, sest kuna seal on palju väävlit, siis on see väga, nagu öeldakse, tänamatu protsess. Aga küll on teda põletatud ja temast väävlit eraldatud, sellel tööstuses. Ja mäletate, kunagi oli Tallinnas see sabamaardus. Kõik ütlesid, et see on sellest, et nad põletavad seda kilta seal või sellest. Ei, see oli selle sama. Väävel toodi meil sisse püriidina ja püriidi põletamisel siis need aurud olid need punased rebasesaba omad. Püriit armastab väga omapäraseid ilusaid kristalle teha. See on loodus teinud ja loodus kokku pannud. Näed, kõik need on loodusest. Ja nüüd oleme 8, dolomid. See on lubjakivi järgi meie teine karbonaatkivim. Üsna palju ja üsna heaks. Läheb nii killustikuks kui ka tehnoloogiliseks kiviks kui ka viimistluskiviks. See oli Rõstla karjäär, mis seal oli. Ja siin on Rõstla karjäärist need väikese kribu, mis on dolomidi kristallid. Muidugi, maailma mujal on suuremaid, ilusamaid, võimsamaid kristalle, aga meile kahjuks jäävad need väikesed. Oleme 9, sügis tuleb. See on sügis Voka, Pühajõe Klindi platool.
Aga miks ta magnetiidiga kokku saanud? Sest seal parempool siia ulatab välja Jõhvi magneetiline anomaalia. Eesti kõige suurem rauamaagi leiukoht. Selle kohta võiks peaaegu öelda leiukoht, sest seda on üks jagu seal. Näete, siin on üks magnetiidi kristall, hästi suurelt, hästi lähedalt. Ja veel ta armastab niisuguse oktaeereid. See on tema niisuguse looduse poolt antud kuju talle. Ja siin on Jõhvi, selline vööline, mitte sebra, vaid Jõhvi magnetiitgratsiit. Teine, näete, heledad, läikivad vööd, see on magnetiit. Mustad, need on kvartsi ja biutiidi ja teiste niisuguste mineraalide terad. Teda magnetiiti on siin kuskil 35-40%, aga rauda, lahustavat rauda, see keskmiselt jääb kuskil 20-25%. Neid peetakse maailmas väga viletsateks rauamaagideks. Seal samas kõrval näete lindiaastangud selle teise terrassi all midagi sinaptab. See on see sinisavi, tõesti sinine ja kena. Kui lähemalt vaadata, siis ta enam nii sinine ei ole ja kuivast peast, siis ta on enam natukene määrdunud roheline. See on üks omadus veel on tal, ta on maailma vanim savi. Sellepärast ta vanust on tal kuskil 540 miljonit aastat umbes. Sest mujal maailmas on nii vanad kivimid muutunud juba kõik savi kiviks. Tähendab, viskad selle vette, midagi ei juhtu, kivi jääb kiviks. Aga meie sinisavi, kui vette viskad, tema kõik savi omadused taastuvad, samas on plätserdatav savi nagu tavaline savi. Ja selle tõestuseks siin Aseri sinisavi maardla ja tehased. Ja savidest on meil veel vastu panna Lõuna-Eestis või Edela-Eestis Arumetsa savi. Ja Lõuna-Eestis on neid savusid, need on natukene teised, natukene paremad, need on natukene rohkem kauliniiti nende sees ja veel Arumetsa savidest mõni pilt. Ja siin savi, kui panna elektronmikroskoobi alla, siis savi näeb niisugune välja, sest nende kuusnurksakade lehekeste läbimõõt on mikronites. Ja kõige ihaldatavam savi, mida kahjuks Eestis ei ole, see on kauliniit. See on see portselaanisavi, millest portselaani saab. Näete, siin on elektronmikroskoobi all, näete niimoodi välja. Ja nüüd pinge tõuseb, oleme jõudnud apatiidile. Aga mis on siin pingelist? Kohe selgub. See on Ülgase klindiaastang. Ja see, mis paljandub seal, see on meie fosforiidilasund. Apatiit ja fosforiit. Näete, apatiidi kristallid, kui imelised. Ja ta muuseas ka poolvääriskivina on apatiit. Ta saab ka ilusaid ehteid. Aga näete, kes ei usu, vaadake, kui ilusad sinised toonid. Näete veel prossid apatiidist. Aga nüüd väikene, see on ka apatiit, floorapatiit. Aga mis meil sellega pistmist on küll? Lähme vaatame edasi. See on oobulus liivakivi või siinsel juhul konglomeraat. See on meie fosforiit, biogeenne fosforiit. Ja need karbikeste kaaned. Näete, siin on Ülgase kaevandus, kuskil ilmselt 20. aastatel nii seda liivakivi sealt siis kaevandati. Ikka roomates, näete nii, tauti, see E-kõrgus oli alla meetri seal. Siin on Ülgase kaevandust enne mahapõlemist. See on kaevanduskäiku peastrekk tänapäeval. See alumine osa sellest oli just see kaevandatav osa. Ja näete, siin on need oboliidid. Need tollases meres elanud teokised,
mitmed teokesed, kõhtjalgsed, kelle kojad olid sellest samast toorapatiidist. Muidu mitte nii suured kristallid, vaid ka jälle mikronite läbimõõdust. Näete, siin samas liiva sees need kojad ja nendest tuli nii palju rõõmu ja nii palju tüli meile tulnud. Nii. No lähme siis edasi. Ei hakka tüliküsimust üles tõstma, aga nii, võib-olla nii möödaminnes, et nende kodade pärast on isegi üks sõda maha peetud, Ossuriise sõda, ja ikka nende vaesekeste pärast. Viimane ja kõige on päevakivid. Te ütlete, mis sellest asja meile? Päevakivid on maakoores kõige levinum mineraal, 61% maakoorest. See tähendab see maaker kõige ülemine 10 kuni 60 kilomeetri pakkus on kihikene. Selles on valdavaks päevakivid. Graniitidest ja kõikides sellis on päevakivid valitsevad. Näete, siin on Vana-Jüri kivikülv, rabakivi graniit, see nende pruunikas, roosakas värvus, see on ikka valitsevast mineraalist, päevakivist. Siin on päevakividest, näete, on 39% maakoorest moodustavad plagioklassid, siin on üks albiidikristallid ja jälle albiidikristallid. Aga siin, kuna Jaan ütleb, et millal tulevad vääriskivid, kohe tulevad labradoriit, aluseline plagioklass. Tema annab väga imelisi värve. Näete, need on kõik labradoriidi suur ära lihvitud küljega. Siin on siis ehted labradoriidist. Värvi kui palju, ilu kui palju. Ja siin on labradoriit polarisatsiooni mikroskoobis. Näete, see ilus vöödiline, see on plagioklassidele omaline niisugune vöölisus. Aga siit on meie ühest rändrahnust, see lõheroosa, see on kaalium päevakivi, ikka selles samas päevakivi. See all on kvarts. Ja näete, siin on plagiklassi kristalle, ka nemad on võimani, väga harva tulevad need ilusad välja kujunud kristallid, aga ikka vahetevahel tuleb. Aga seda amazoniit, see on ka mikrokiil, ehk üks kaalium päevakividest. Tema teeb hinnaliseks, tema niisugune roheline värvis. Siin on ta üsna tagasihoidlik, aga näete, kristallides võib üsnatki muljet avaldava olla. Amazoniidi kristallid. Siin on ortoklass. Ja nii, alati me lõpetasime sellega, mis tuleb järgmine aasta. Järgmine aasta tuleb Eesti karst. Aga see on pilt Purekari Neemelt. Kunagi olid ka selle kohal virmanised. Nii et, aitäh! No, jah. Ja järgmisena Peeter Rebane. Neid värvilisi kristalle võiks jäädagi vaatama. Seda kuulates ja vaadates mõtlesin, et need vanad keldi lood, need muusikapalad, on omamoodi ka nagu vääriskivid. Väga levinud on selles kultuuris, et on mõni laul või meloodia, mis on sellisena püsinud väga palju aega, aga ennekõike huvitav on, et on näiteks nii iiri kui šoti luuletajad ja kirjanikud on teinud tekste. Tähendab, sama muusikapala on siis erinevates kultuurides erineva tekstiga. Ja see lugu, mis ma siis praegu mängiksin, on nimi on tal siis iiri kontekstis on ta Sally Gardens, mis tähendab, et nagu Sally aiad on siis kuulu järgi sellised puiestikud külade või linnakeste läheduses, kus noored uitamas käivad. Midagi siis natukene sellise meie õitsil käimise laadset on selle story, see lugu seal taga.
suur tänu. Mängiksin siis teise muusikapala, mis on samuti üks vana lugu ja see, ma tean selle loo iirikeelset nime, alati Shibek-Shimor, väga kaunis lugu, kunagi Indrek Kalda selle mulle õpetas ja me koos seda mängisime, aga alles täna uurisin, et mis siis selle tähendus on iiri keeles. Ja tuleb välja, et selle tähendus on midagi sellist nagu suur haldjas, väike haldjas. Ja, või siis suur mägi, suur haldjamägi, väike haldjamägi, seal on nagu see tähendus on keeruline, aga lõpuks selgub, et tundub, et sellised Iiri ja ka tegelikult ju Šoti ja üldse Suurbritannia looduses need nii-öelda künkad ja orud, et see tähendabki nende orgude ja õigemini siis nende mägede sees elavaid vaime, kes siis omavahel vestlevad selles muusikapalas. Juhin tähelepanu sellele siis pilli häälestusele, mis on siis üks kuulsamaid levinumaid. Seda kutsutakse nimega dat-gat. See tähendab siis lihtsalt neid noote, milles tähtnimedena, milles siis need keeled on häälestatud.
Nüüd on kuulda vist. Ja nüüd läheme siis teise osa juurde. Nüüd see kole näpuke kadus ka sealt ära ja teine osa on siis geoloogiline ekspeditsioon Inglismaale, Walesi ja Šotimaale. Ja kui siin Peeter Rebane alguses mainis sellist nime nagu Robert Burns, siis Robert Burns on kahtlemata üks kõige kuulsamaid šotlasi ja ma arvan, et ei ole ka liigne öelda, et ta on nagu šoti rahva vaimne isa. Ega ma ei eksi? Täiesti õige. Robert Burns on siis šoti rahva vaimne isa, aga selle reisu peal ei olnud meil peamiseks eesmärgiks selline nii-öelda kultuuriline ja vaimne Šotimaa, Wales ja Inglismaa, aga just geoloogiline Šotimaa. Nii et 4. kuni 15. septembrini käis Eesti Geoloogia Selts oma ringreisil Suurbritannia saarel. Ja seda ja võib-olla äkki, Kalle, sa ütled mõne sõnaga nende Geoloogia Seltsi selliste traditsiooniliste geoloogiliste ekspeditsioonide kohta. Mina olen seal nagu nugiline, nii et ma selles osas nagu loovutaksin eesõiguse sulle. Aitäh pakkumast, aga sina oled vist seal rohkem kaasas käinud. Minul oli häbi tunnistada, oli see teine reis. Aga sul on vist rohkem natukene. Jah, mul on natuke... No. 2 korda käinud Suurbritannias. Vaata, võib-olla see paremini. Nüüd vist hakkas pihta, nii et ma olen 2 korda käinud Suurbritannias. Esimene reis oli siis, Kalle vist oli ka kaasas, kui me käisime... Ei olnud. Tähendab, mööda Inglismaa lõunarannikut, mööda pankasi ja kuni siis nii-öelda Land Endini ehk maailma lõpuni välja. Nii et see oli siis 2013 ja nüüd eelmine aasta, 2018 sai siis toimus teine ekspeditsioon. Aga kus sa siis käisid kaasas? Horvaatias, eks? Ei käinud ka Horvaatia. Ma käisin Portugalis. No jah, näed, vaata muidugi ma mäletame ju 2 aastat tagasi siin samas sinuga rääkisime sellest Portugali reisist. Jah, ja just samas koos kalendriga. Täpselt koos kalendriga. Aga jah, need on mõned nendest ekspeditsioonidest, aga need ekspeditsioon on toimunud siin viimase 15 aasta jooksul, võib-olla kuskil peaaegu oma 10 reisi on käidud väga erinevates kohtades. No, Kallega me siis käisime esimest korda koos Portugalis, nüüd käisime siis Suurbritannias, aga ka Horvaatia, siin Bornholmi saar on olnud eesmärgiks siis Soome, Põhja-Norra, siis, mis siis veel, Poolas on käidud ja eks jõutakse võib-olla ka näiteks Austraaliani välja. Aga nüüd jah, selle kaardi peal või sellel slaidil on siis tähistatud nende punaste või oranžide täppidega meie reisi kõige olulisemad kohad. Nii et alustasime siis Gatwickist, see on siis Crawley linna lähedane lennujaam ja pikki ja siis mööda kellaosuti liikumissuunda või päripäeva liikusime siis kõigepealt üle Shetari kuristiku, siis Walesi Šotimaale välja, nii et kõige põhjapoolsem punkt oli siis Ben Nevis ja siis edasi mööda Suurbritannia saare idarannikut tagasi Crawleyni. Ja kui te nüüd neid kohanimesi vaatate, siis nende seas selliseid nii-öelda traditsioonilisi turismi atraktsioone või turismiobjekte eriti palju ei ole. Noh jah, Londonile me pühendasime ainult tund aega, ega ta rohkem kausalt öeldes ei väärigi. Aga jah, loomulikult Edinburgh, Šotimaa vaimne keskus või siis Glasgow, Šotimaa majanduskeskus. No need on niisugused tuntumad kohad, aga kui palju on neid, kes on kuulnud siis Shetari kuristikust, Shetari juustust jah, aga kuristikust suhteliselt vähe või siis Tanür-Ogoffi koobastest või Toolakoti kullakaevandustest või siis Pistül
Raeaatri joast või Malham Koomist ja nii edasi. Aga jah, läheme siis edasi, nii et selle tiiru me tegime ära 12 päevaga. Umbes 2 päeva jäi puudu sellest, et oleks saanud nii-öelda täis kaifi. Ja esimene peatuskoht ongi siis Shetari kuristik. See jääb siis Inglismaale, aga vasta Walesi. Ja see on selline lõhang, 3-4 kilomeetri pikkune ja rohkem kui 100 meetri sügavune lõhang. Kas sa, Kalle, tahad äkki öelda selle geoloogilise tausta kohta, et miks me seda Shetari kuristiku ja seal kuristiku avanevaid koopaid vaatamas käisime? No küllap sellepärast, et ilus oli. Eks ta on mingi erosiooniline mööda lõhangut mingi, jah. No jah, ilmselt eks põhiline on ta ikka tektooniline ja ütleme siis see viimase jääajal, kui jäätumiskeskus oli Walesis ja Šotimaal, siis ka need jääsulaveed on ilmselt seda süvendanud. Ja siin ongi nüüd mõned pildid nendest kuristiku seintest, mis küündivad rohkem kui 100 meetri kõrguseni. Nii et selle kuristiku põhjas siis on autotee, ja üldse seda Shetari kuristikku loetakse siis üheks Suurbritannia kõige suuremaks loodusimeks, aga noh, ütleme, ühtedele ta on, teised on näinud palju paremaid asju, nii et mõned jälle kahtlevad selles, kas ta on nüüd kõige olulisem ja kõige suursugusem loodusime, aga vaatamistasuks ta igal juhul. Ja kui nüüd ülevalt poolt vaadata nii, et ronida teise inimese õlgadele ja siis pildistada sealt alla sellesse kuristikku, siis saab sellise foto, nii et jah, kuni 137 meetrit on siis selle kuristiku sügavus ja see laius on seal kusagil, võiks öelda umbes niimoodi kilomeeter, kohati vähem, mõne koha peal natukene rohkem. Ja nüüd järgmine suur objekt, mida me siis vaatamas käisime, oleks siis Pembrokeshire'i ranniku rahvuspark, see on siis Walesi edelanurgas ja siin on siis tegemist karboniajastu lubjakiviga. Ja sellesse lubjakivisse on siis merelained õõnestanud kõikvõimalikke koopaid ja koridore ja mida tahes. Nii et Kalle, kas sa tahad öelda, kuidas sellised moodustised tekivad, sest et Portugalis me nägime täpselt samamoodi taolisi? Eks ta ikka, nagu sa ütlesid ära, et rannaerosioon ja siis mõned kõvemad nukid on järgi jäänud. Ja muidugi siin peale rannaerosiooni siin ka suurt osa mängib ka see mandrite kokkupurge, sest see oli just see nukk, nagu oli kõige ette niisugune nukk. Ja siin oli paljudes kohtades järgi ka mitte ainult jää lükkamise, vaid ka siis nende mandriplaatide liikumisest. Ja nüüd selles samas rahvuspargis ja selle sama koha pealt, kus eelmine slaid on võetud ka nüüd see pilt ja see on siis selle rahvuspargi kõige kuulsam koht. See on siis Walesi roheline sild, nii et selle kõrgus on 24 meetrit või kui me räägime siis kõmri keeles, siis Pont Vert Kümrü. Ja midagi taolist või selliseid taolisi sildu võib ju ka mujal näha, aga seda ka mitte igavesti, näiteks kuulus Malta sild varises paar aastat tagasi kokku. Kus võib veel näha, on siis Tšehhis Saksa piiri lähedal või siis ka Norras, aga neid on jah rohkem, aga nii või teisiti nad on sellised atraktiivsed vaatamisväärsused ja kellel jõudu ja tahtmist on, võib ronida ka pikki seda harja sinna kaugema otsa peale välja. Ja nüüd sellest samast rannikust jälle üks selliseid rannikuimesi mööda rohelist platood, või korraks nagu heidad pilgu kõrvale, võid sa kukkuda alla seal 30-40 meetrit merre. Nii et keset platood selline suur auk, lõhanguline auk, mis on siis ühendatud omakorda jälle sillaga või sillaaluse sellise avaga suure merega. No siin on siis paar ekspeditsionääri
Ja nüüd siis järgmine suurem vaatamisväärsus, mida sai külastatud, see on siis Tän-Ür-Ogofi rahvuspargis, selliseid niinimetatud rahvuslikke showcase ja seda peetakse siis ka üheks Võltsi suuremaks atraktsiooniks. Ja seda siis nii-öelda kahelt poolelt, ühelt poolt siis puht loodusnähtusena ja teiselt siis natuke nii-öelda tagant torgatud või imiteeritud loodusnähtusena. Ja selles rahvuspargis üks tuntumaid atraktsioon on siis see nii-öelda Sauruste park ja seal on siis see ekspeditsiooni koosseis selle ühe suure dinosauruse all. Need on muidugi liikuvad ja end liigutavad saurused, nii et tuleb hoiduda nende sabast ja tuleb hoiduda ka nende siis peast. Ja siin ongi siis mõned võtted metsalt koos kohalike saurustega. Nii et päris ilusad ja toredad vaadata ja mõned ka häälitsevad. Neid saurusi on seal kusagil umbes suurusjärgus 50 erinevat. Ja vähe siis nendest saurustest, seal on taastatud ka rauaaegne küla oma sulatusahjuga ja vanaaegsete kodusigadega või siis kitsedega. Ja nüüd siis edasi juba koobastes. Need on siis lubjakivi koopad ja siin on ka siis nüüd mõned fotod nendest koobastest. Tahad sa, Kalle, midagi nende koobaste kohta öelda? Koop on nagu ilusamad vist tulevad sulle. Jah, kuigi näiteks ütleme ka värvide poolest, see on väga ilus. Jah. Seda küll ja kõik nad on karstikoopad, nagu öeldakse, vesi oma. Enam on lahustaval toimel ja siis muidugi ka juba hiljem kulutaval toimel on need teinud. Kõik nii Veltsi kui Inglismaa kui Šotimaa, need koobastikud kõik olid karstikoopad. Ja mitte ainult seal, vaid üle maailma enam. Jah, ja siin on siis näha juba selliseid stalaktiite, stalagmiite või ma ei teagi, kuidas sa näiteks seda kulissi peaksid nimetama või siin selline elevandi kõrvalaadne stalaktiit. Eks ta ikka nagu stalaktiit. See on väga lihtne meelespilja. Tiit, see on taevast ja miit, see on maa. Nii et need, mis ripuvad, need on stalaktiidid ja need, mis maas vastu kasvavad, on stalagmiidid. Jah. Oota, Jaanil oli omapärane tõlgendus. Ja stalagmaadid on, kui kokku saavad. Stalagnaadid on ka, aga neid seal vist nagu tähele ei pannud. Ja pisikene koopajuga oma erinevates värvides. Siis jälle üks selline kulissilaadne stalaktiit. Ja neid koopad on seal kokku 3 ja nüüd see on nüüd järgmisest koopast võetud. Nii et eks nendele koopastele püütakse kanda erinevat värvi, nii et ülemise pildi peal on näha ka siis ülevalt laevadest sisse voolavad pisikesed peened joad. Ja vot, millele nüüd Kalle viitas, on siis need üks stalaktiitide pilt ja need on väga peened, sellised, ütleksin, et 3–5 millimeetrise läbimõõduga stalaktiidid ja mina olen selliseid peeneid stalaktiite näinud tegelikult ainult ühes kohas, varem, see on siis Slovakkias Kombasseki koobastes. Ma ei tea, kui levinud on sellised peenikesed, kus neid võiks veel vaadata? No ilmselt ikka igal sellel karstialal ja kus nad on koopad ikka. Kas nad just nii korrapäraselt ja ilmselt väga lõhelisus või miski asi on nii korrapärane, et nad tekivad, eks ole, kõik jämedused ja nii ühtlased. Jah, nii et ütleme, küllap loodus on mingid stsenaariumi ette kirjutanud sinna. Peenikesed liiatsi jämedused.
ja taas nii-öelda tegelik elu, tulla tagasi siis ütleme geoloogilisest ajast siis nii-öelda antropogeensesse aega, siis me näeme, mis seal koobastes ka kõik on toimunud ja mis seal kompastes ka siis tänapäeval toimub. Küll tehakse koopamaalinguid, küll küpsetatakse liha. Aga noh, kõik see kuulub nime Showcave alla. Ja muidugi, eks siin on ka seda, ütleme, varasematest aegadest järele jäänud selliseid nii-öelda inimtekkelisi päraldisi, pealuud ja sääreluud ja siis vist ka tühjad pudelid, noh, kõik, mis nagu asja juurde kuuluvad. Ja järgmine suurem objekt, mida me külastasime, oleks siis Dolokoti kullakaevandus. Ja see on siis kullakaevandus, mis põhiliselt töötas vanadel roomaaegadel, aga hiljem 17. kuni 19. sajandil on püütud sealt ka veel midagi leida. Nii et see on siis sissepääsu ava sellesse koopasse ja siis ka mõned võtted sealt koopast sees, nii et kuld sisaldus siis seal kuni 6 meetri paksustest kvartsikihtides ja nagu me saime enne kuulsime, on kvarts. Jah, nii et kvarts on ka kullalemmik. Jah, nii et selle ka Eesti kvartsi seast võiks hakata ikkagi kulda otsima. No eks seda ole otsitud, aga tagajärjed on nadid. Nadid. No, pole midagi. Kui kergelt üle pakkuda, siis nadid. Nadid. Ja nüüd veel üks pilt juba edasi, see on siis Võltsi põhjaosast, see on siis Virmi järv, tegelikult on see veehoidla. Ja see ehitati siis 19. sajandil selleks, et varustada Liverpooli veega. Ja siin on siis tagasiminek 19. sajandi lõpuaegadesse, kui siis seda tammi ehitati ja selle tammi taga siis ujutati üle päris suur org. Nii et nendel, kes praegult igatsevad Linnamäe hüdroelektrijaama tammi allalaskmist, ma arvan, nendel tasuks minna hoopis sinna Võltsi ja püüda hakkama saada esialgu natukene suurema tammiga, lastes siis selle Virmi järve tammi allavoolu. Ja muidugi, siin on näha ka seda tammi tänapäeval ja selle tammi ees on siis selline väga võimsate vanade puudega park, kus on sekvoiad ja igat muud laadi puud. Ja selle järve ääres on ka siis üks väga peen hotell, samuti 19. sajandist ehitatud hotell, kus siis on võimalik vaadata sellele järvele. Ja meie ööbimiskohad olid väga erinevad, see oli siis kõige luksuslikum, isegi võiks öelda liiga luksuslik, sest nii luksuslikus hotellis on praktiliselt võimatu nii-öelda veekraane lahti saada või siis saada näiteks vanni pidama. Ja teine ööbimiskoht, see on üks selline tavaline nii-öelda sleep house või magamismaja, see on siis Newcastle'is, see on siis 2-korruseliste naridega, seal 6, 8, 10, 12 kohalised sellised ööbimiskohad. Need siis võrdluseks. Muidugi, mida võiks öelda, et selles sleep house'is siin oli võimalik telefoniga helistada, aga selles peenes hotellis seal loomulikult mobilulevi ei olnud. Ja see oli täiesti tüüpiline kogu sellele, ütleme, Inglismaale ja ka Võltsile, et neid nii-öelda leviauke, neid oli tohutult palju. Ja lähme siis edasi. Ja muidugi selle järveäärne maastik, siin oligi enne ka jutt nendest orgudest ja nendest küngastest, ja kus siis maa ja veevaimud omavahel
kohtuvad ja vestlevad. Ja muidugi, kui me sõitsime siis mööda seda Walesi, ega me ei sõitnud neid suuri teid pidi, suuri teid pidi tuli ka sõita, aga me valisime sellised nii-öelda tavalised teed ja siin on näha ka, milline siis näeb välja üks Walesi ja Inglismaa tavaline tee, mis on siis ühelt poolt piiratud mägedega, teiselt poolt siis hekiga. Nii et 2 mersut ei saa teineteisest mööda, aga buss pidi sellest mersust mööda saama ja sai ka. Ja nüüd järgmine objekt, see on siis juba Walesi põhjaosas, kus algas meil matk ühele Suurbritannia ja Walesi kõige kõrgemale joale. Nii et kohanimede väljahääldamisega ja lugemisega sekkis seal tohutult palju raskusi, sest et ikka kuidas sa seda 2 L-i seal korraga loeda ja kui sinna juurde tuleb veel väga erinevaid kaashäälikuid ja täishäälikuid nii-öelda ebanormaalses kombinatsioonis, siis hakkama nagu ei saanud. Aga selle sama külakese võib-olla kõige suurem tuntus taandub sellele, et seal on kunagi normannide ehk vikingite poolt siis 13. sajandil rajatud kirik ja selles kirikus siis tõlkis William Morgan esimest korda vana testamendiga kõmri keelde ja siis 16. sajandi lõpul avaldas siis esimese kõmrikeelse piibli. Nii et see oli ka siis üks selline nii-öelda vaimse Walesi sümboleid, mida meil õnnestus külastada. Ja muidugi, kui me nüüd hakkasime siis mööda seda orgu üles liikuma, sinna joani, siis avanesid meie ees väga võimsad, võiks öelda pigemini väga ilusad vaated nendele laugetele, rohelistele lammaste poolt poleeritud oruveergudele ja siis mäenõlvadele. Ja selle joa kõrgus on kokku 73 meetrit, nii et jalgsi umbes 5 kilomeetrit tuli käia. Ja vaata, Kalle, sa rääkisid ka nendest kõige ülemistest kihtidest, et need on siis need vulkaanilised lapillid või kuidas see nimi on? Ingimbriit. No, ma ei suuda seda... Ega ma ka ei saa, päris kainepeaga ei saagi. Kainepeaga ei saa, aga kuidas need on tekkinud? Need on pyroklastilisest voolust. See suurem tapja, mis Erkoleoniumi peale, need olidki sellised. Ühesõnaga, see oli sula, kivimi, lava ja gaaside ja siis selle vulkaanilise tuha niisugune segu. Ja see kõik juhtus umbes 300 miljonit aastat tagasi. Jah, see oli vist karboni vanus. Jah. Nii et jälle väga ilus, väga erinevate värvidega, väga erinevate sammaldega, samblikega. Ja nüüd veel siis mõned pildid sellest ilusast Raederi oru veerust. Ja seda enam need olid olulised, et see oli ka üks viimaseid ilusaid päevi sellel reisil. Ja siin ongi näha see ilusti ära pügatud Walesi lambakarjamaa. Ja nüüd järgmine objekt, see on juba Inglismaal, see on siis Lancashire'i Delsi rahvuspargis ehk Lancashire'i orgude rahvuspargis ja see on üks tuntumaid selliseid geoloogilisi objekte, Malcolm Cove. Mina vist tõlgiksin selle Klindi laheks, aga ma ei teagi, kas see kõige õigem on. Võib-olla küll. Ilus nimi. Jah, ja kunagi vanadel aegadel on siis sealt üle selle serva suurveega midagi ka alla voolanud, aga viimasest paarist sajandist vist meenutatakse ainult ühte korda, kus on nii palju vihma sadanud, et vesi on siis üle selle serva alla voolanud. Nagu öeldakse, meie Jägala juga natukene suuremas formaadis. Jah, parasjagu suurusjärgu võrra suuremas formaadis, umbes 70 meetrit, 80 meetrit. Ja siin on ka siis näha ilusti see
joaastang, mida siis väga paljud kasutavad ronimiseks, nii et kui te vaatate, siis te siin neid köite otsas ripnevaid inimesi ka näete. Nii et selle joa alt saab siis alguse pisikene oja. Aga see, mis seal üleval on, seda te näete siis nüüd selle järgmise pildi peal ja see ongi nüüd... Jah, kõige, nagu öeldakse, ehedam karriväli. Meil on Eestis ka kuskil natukene Vilsandi Vaikasaartel ja seal lapiti neid karrisid, aga siin ta on ikka väga ilus väli. Ja ainult... See on üks karsti omapärane vorm, pinnakarst. Jah, ainult, et ilm oli nadi ja kivid olid libedad. Aga näiteks mina olen olnud ühel Šveitsi karriväljal, kus olid siis nii-öelda need kividevahalised augud vastasid täpselt jalanumbrile 44 ja servad olid siis teravad nagu noatera. Ja edasi siis juba läbi Pennini mäestiku. Pennini mäestikus on nüüd Inglismaa kõige kõrgemad tipud, need jäävad alla kilomeetri. Walesi kõige kõrgema tipu otsa me ei jõudnud seekord, see on siis Snowdonia natuke üle 1 kilomeetri. Aga jah, tee läks siis Šotimaa suunas ja siin me nüüd ületamegi Šotimaa piiri ja ma ei välista, et kunagi pärast seda, kui inglased lahkuvad Euroopa Liidust ja šotlased tulevad tagasi, siis tulevad sinna ka tollipunktid. Ja nüüd siis Šotimaa kaart. Šotimaal siis põhiline, võtame peamine eesmärk, kõige kõrgem eesmärk oli siis Šotimaa ja Suurbritannia kõige kõrgem tipp, Ben Nevis. Nii et lisaks me käisime ka siis sellel Mullil või Malli saarel, aga Staffa saarele, see on üks pisikene saar, sinna me kahjuks ei jõudnud. Siin on üks selline pisikene saar nagu Iona, see on kuulus oma õllemunkade poolest, aga sellest me näeme hiljem ka veel ühte pilti. Aga enne seda jah, mõned pildid siis Glasgow'st. Glasgow siis Püha Mungo katedraal. See on siis, võiks öelda, Glasgow peakirik ja siin ees on siis nende nii-öelda surnuajad nekropol oma 19. sajandist peamiselt pärinevate selliste hauarajatistega. Ja kui nüüd võrrelda näiteks Glasgow'd ja Edinburghi, siis Glasgow surnuajal on tegemist, sellel surnuajal on tegemist siis kõikvõimalike ärimeeste, suurtöösturite, kaupmeeste haudadega. Edinburghi surnuajal on võimalik seevastu näha sellise nii-öelda Šoti vaimse eliidi hauarajatisi nagu Hume ja mõned teised. Ja sellele surnuaiale on ka siis püstitatud mälestusmärk John Knoxile. John Knox oli siis šotlaste Martin Luther. Nii et siis Presbyterianuse rajaja Šotimaal. Nii et kõige kõrgem mälestusmärk on talle püstitatud, aga ta ise sinna maetud ei ole. Ja nüüd siis Glasgow ülikool, see on siis ülikooli peahoone ja siin me käisime ka siis selles ülikooli Hunteri muuseumis, nii et tahad sa äkki, Kalle, selle geoloogia osas midagi rääkida? Ei, see oli üsna tagasoidlik, eks on? Jah, tähendab mingisugune luustik on siin, on ta dinosaurus või ütleme, mingi saurus ta vist oli, aga jah. Mineraalne osa oli, näete, seal ühes vitriinis kõik koos, see oligi põhimõtteliselt see mineraalne ekspeditsioon, nii et geoloogia muuseumis ta oli üsna nii tagasihoidlik. Jah, need on erakollektsioonid, mis on siis sellele muuseumile annetatud. Ja. Aga see ei ole mitte kõik. Väga huvitav on siin 17. sajandist pärit maailmakaart, mis on siis kingitud Hiina keisrile, Kangxile ja
minu jaoks hakkas kui ma seda kaarti vaatasin, hakkas vägisi tunduma see, et Antarktika olemasolust oldi juba selle kaardi tegemise ajal teadlik. See on siis juba 200 aastat enne Bellingshausenit. Loomulikult ta on joonistatud siin natuke suurema kujuga, kui ta tegelikult on ja loomulikult ka neid loomi. Ja elukad on ka natuke teised. Ja need on ka natuke teised, neid tänapäeval enam ei ole. Aga siiski teatav vihje sellele Antarktika olemasolu teadmisele on sellel kaartil olemas. Nii et see on üks selle muuseumi kõige suuremaid selliseid vaatamisväärsusi. Neid kaarte on ainult mõned üksikud säilinud. Ja teine, mis on siis väga huvitav, on 2500 aasta vanune muumia. Seda loevad nad üldse selle muuseumi kõige suuremaks väärtuseks. Ja siis James Watti, kui nii-öelda siis selle tehnilise või materiaalse poole kõige tuntum šotlane. James Watt, ütleme, aurumasin ja kõik see, mis sellega kaasneb. Nii et ta on mõnes mõttes siis nii-öelda peegelpilt või vastand Robert Burnsile. Nii et James Watt ja Robert Burns võiks öelda siis 2 kõige kuulsamat šotlast. Aga mis on minule kõige sellise suurema mulje jättis, oli siis see Antoniuse valli ekspositsioon. Nii et Antoniuse vall tähistab siis seda ala, kui ütleme kõige kaugemat ala, kuhu siis roomlased 4.–5. sajandil Suurbritannias välja jõudsid, aga selle Antoniuse vallini see läbib siis Glasgow linna. Sinna jäid nad pidama ainult mõnekümneks aastaks ja taandusid siis taas lõunasse selle kuulsa Adrianuse valli juurde, mis võiks olla või mis on üks kõige tuntumaid Suurbritannia matkaradasid tänapäeval, tähendab pikki seda Adrianuse valli. Aga siin on siis näha kuidas siis see vall ulatub siis Suurbritannia läänerannikult Suurbritannia idarannikul, nii et kokku 60 kilomeetrit ja seal on siis, kuna Rooma leegionid seda siis ehitasid, siis iga leegioni jagu pani oma siis sellise mälestuskivi või sümbolkiviga sinna kõrvale. Ja nüüd edasi siis üks pisikene linn mere ääres, Oban, sinna me läksime selle eesmärgil, et sealt siis laevaga sõita Staffa saarele. Et miks me sinna Staffa saarele sõita tahtsime? Seal olid väga ilusad, nagu öeldakse, basalt, eraldised vormid. Basalt ka oli. Jah, aga sinna me ei saanud, sest et torm oli nii võimas, et mitte ükski laev ei olnud nõus sinna sõitma. Aga siis sai käidud ära ühel teisel saarel. See oli siis Mulli või Mallisaar ja ma enne siin viitasin ka sellele joonale, nii et siin on siis selle joonamunga punane õlu. Nii et parasti on tegemist siin ka mõõnaga. Nii et selline väga, väga ilus ja niisugune meeldiv saare keskus Tobermory. Aga seal oli samanimeline viski ka. Jaa. Vaatame seda vist. Sa vaatad viski see jäi selja taha jäi. See viski destilleerimise vabrik jäi selja taha. Ja siis presbyteriaanlik kirik. Aha, ja siis nüüd on siit virutatud ka mõned... basaltsed, mis nägemata jäi. Ja need jäid nägemata, nii et nii-öelda püstised sambad ja siin kõverad sambad, kuidas nad kõveraks kõik on läinud, mina ei tea. Eks see laavavoolukonna ristina on. Ja seal sees on üks koobas ka väga suur. Nii et tuleb tagasi minna ja vaadata. Aga järgmisel päeval oli siis eesmärgiks tõusta sellele Ben Nevisele. Siin taga on nähagi siis Ben Nevise tipp, 1345 meetrit ja esialgu
tõus oli päris ilus, näha, et taevas on sinine ja päike isegi paistab ja pikka mööda hakkasime siis sinna ülespoole ronima kandjatega ja võib-olla vahele nii palju, et see 1340 meetrit oli praktiliselt merepinnast. See oli merepinnast, jah. Nii palju oli tõusu. Jah, kuna kõik rääkisid, et see tõus on väga lihtne, siis ma arvasin, et autoga sõidetakse umbes 1000 peale või bussiga 1000 peale, sealt tuleb veel 300 meetrit edasi minna, aga selgus, et asi on hullem. No siin ongi näha ka see Ben Nevis ja üks selline siis see kaart, nii et kuidas sinna tõus käib, aga vaatame parem ühte teist kaarti. Ja muidugi tähendab selle pildi motiiv on ju väga tuntud seda seoses näiteks Everestiga, kuidas siis mägironijad alt vaatavad nüüd üles sellele Everesti tipule, et nüüd sinna läheme ja nüüd siin ka nüüd vaadatakse sinna üles tipule, et see Ben Nevis on nüüd meil käeulatuses ja sinna me ka tõuseme, nii et lootusrikkad pilgud sellele Ben Nevisele. Aga lootus kustus, lootusest ei jäänud midagi järgi, hakkas sadama, tipp kadus pilvedesse. Ja tee läks libedamaks. Siin on nähagi nüüd see tõus Ben Nevisele umbes 20 meetri kõrgusel, läheb siis selline rada ja lõpuks siis ka serpentiini üles tipule. Nii et siin orienteerumiseks võib-olla nii palju, et see ruudu külg on 1 kilomeeter. Ja nüüd, kui me tippu jõudsime, siis seal tipust oli võimalik saada ainult paar pilti, pärast seda oli aparaat ka täiesti vett täis, nii et tuulekiirus oli 30 meetrit sekundis, nähtavust ei olnud ja tunnetatav temperatuur, seda hinnati 8 kraadile ja kui ma siis pärast küsisin, et kuidas tänane päev oli, siis nendel kohalike käest, et kas see oli normaalne. Vastus oli ei, see ei olnud normaalne, see oli väga hirmus. Aga jah, tähendab nii, et nägu vasta vihma hoida ei saanud, sest et peksis peaaegu veriseks. Ja siin siis ülevalt veel üks pilt, tähendab kunagi on seal olnud pisike meteoroloogia jaam koos hotelliga, aga sellest on järginud varem. Ja edasi tagasi teel siis üle Grampiani mäestiku näha ka sellised nõmmed. Nii. Ilus sõit ja siis ka külaskäik ühte paljudest Šotimaa viskivabrikutest ja selle viskivabriku või Talvinni kohta sootlased uhkelt ütlevad, et see on nende kõige kõrgem viskivabrik, aga see kõrgus on umbes 300 meetrit, nii et seal seda kõrgmästikulist viskit ikkagi kätte ei saa. Ja nüüd ka Edinburghist, see on siis Suurbritannia kuninganna Elisabethi üks residentse ja Royal Mile, linna kõige tuntam tänav ja nüüd ka siis, selles Edinburghis, kui ma mainisin, et Glasgow's on enamasti maetud siis töösturid, kaupmehed, siis Edinburghis on oma haua leidnud Šoti selline vaimne eliit ja siin on siis Adam Smithi, kes on siis kaasaegse majandusteaduse rajaja, tema haud Canongate surnuaias. Ja Edinburghi iseloomustavad mitmed sellised nii-öelda vulkaanid ja üks nendest vulkaanidest on ka siis Arturi troon kuni 250 meetri kõrgusele ulatuv, nii et suhtelise kõrgusega umbes 150 meetrit ja siin on näha ka siis selle vulkaani lõõri sellised nii-öelda seinad. Ja siin on siis üks geoloogiline objekt Edinburghi peatänaval. See on siis, mis see doleriit on? Mis see doleriit on? Doleriit. See on ühesõnaga vanaaegne basalt. Vanaaegne basalt ja selle vanus on 300 miljonit aastat, nii et kas ta on võetud siis selle raiutud välja need äärekivid sellest Arturi troonist või siis kesklinnas olevast
Kindluse mäest. Ja nüüd võib-olla geoloogiliselt kõige tuntum, olulisem objekt on siis see Sicard Pointi neem Šotimaa edelarannikul ja seda siis loetakse kaasaegse geoloogia selliseks sünnikohaks, et äkki sa, Kalle, kommenteerid seda? Siin on juba kirjas, et James Hutton, jah, tema loetakse siis kaasaegse maailmapildi avajaks geoloogias. Ja tema see põhilaus oli väga lihtne. Kuskil ei ole näha algust, aga silmapiiril ei ole ka lõppu. Ja seda ta mõttes tahtis öelda sellega, et kõik kulgeb geoloogilises ajas ja enne vanasti toimunud need protsessid on sarnased tänapäeval toimunud, nõnda aktualismi printsiip. Ja samuti, et kõik kivimite põhimiseks tekkelavaks on ikka meri või ookean ja ka tema see kiviringid, kivimid sünnivad ja saavad kusagil otsa. Ja tema need on Huttoni paljandid või põiksused mitte ja siin üks on nendest, kus me käisime vaatama siis Sicard Pointis. No siin on väga ilusasti näha see põik lasumust. Jah, erineva lasuvusega kivimkompleksid. Ja siis tema tõi ka välja, et need on eri aegadel tekkinud ja et tavaliselt on vanemad on all ja nooremad peal ja need sama printsiibid, mis tänapäeval. No ja siin on hästi näha. Ühed on praktiliselt püsti lasuvuses ja teised on siis, nooremad on hoopis teise nurga all peal. Nii et see kiht oli seal väga ilusasti näha. Ja nüüd siis natuke juba siis sellised tsiviliseeritumat Inglismaad, see on siis Newcastle'i kuulsad sillad, et mõnedega on siis risti üle jõe, aga see sild on üldiselt ehitatud Piki jõge, aga seda pööratakse vajaduse korral ka risti jõge, et selleks, et üle saada. Ja siis juba edasi Yorki linn oma kuulsa katedraaliga ja oma siis selliste vahvmärkmajadega. Ja siin ongi siis Yorki Püha Peetruse katedraal ja mõned sisevaated sellest katedraalist. All krüptis. Ja tähendab selle ekspeditsiooni juurde kuulub ka siis Jamie Oliveri köök ja siin on siis näha, kuidas see asi käib, kuidas sabas seistakse ja kuidas siis oma mold suppi või praadi täis saadakse ja siis süüakse. See on üks selle geoloogide ekspeditsiooni selliseid brände. Ja siin on näha siis, kui söök on kätte saadud, kuidas siis see suust alla läheb. Ja nüüd järgmine peatus oli siis Cambridge'is ja seal sai vaadatud siis erinevaid neid kolledže. Siin on praegult siis King College oma siis kabeliga, see on üks kõige tuntumaid nendest kolledžitest, aga neid kolledžid on seal üle paarikümne, nii et kuulus King College'i kabel ja siis siin ka mõned sisevaated. Siin ka Rubensi altarimaal, nii et jälle ka Suurbritannia on näide sellest, et Rubens ja Rembrandt ei pea kuuluma mitte riigile, ainult riigile, vaid nad võivad olla ka eraomanduses. Ja King's College'i kabeli vitraaž, mille suurus on siis võrreldav tenniseväljakuga. Siin on juba teised järgmised kolledžid, Cornwall ja Caiuse ja Trinity ja St. John's College, nii et kõik oma siis ümbritsevate hoonete ja sisehoovidega. Nii et sellel pingil siis St. John's College'is on istunud kuninganna Elisabeth II, nii et see tema soojus oli veel tunda. Ja siis St. John's College'i kuulus ohete või õhkamise sild. See on siis Veneetsia analoog.
ja viimane koht, mida me siis külastasime, see on siis Kätviki lennujaama lähedal olev Krooli linn, väga, väga ilus ja selline, või võtame niimoodi, et väga ilusa peatänavaga linnake, nii et siin selles hoones on üks hotell, selle peamisse ossa meid eriti ei lastud, aga me olime siis ööbisime õue peal ja see õue peal osa see siis meenutas kasarmut või midagi niisugust, mis oli päris loomulikult 20. sajandist, mitte 15. sajandist. Ja siis mõned tänavapildid, tähendab see peatänava on siis selline arhitektuuriline kaitseala ja need erinevad hooned siis pärinevad sealt 15. 16. sajandist ja algselt nad on olnud siis sellised klassikalised taluhooned. Ja siis Londonis sai ka läbi käidud ja kuna britid otsustasid siis Euroopa Liidust lahkuda, siis selle tähistamiseks otsustasid nad ühtlasi ka selle Big Beni ja oma parlamendihoone ära pesta, nii et praegu parasjagu toimubki seal Big Beni pesu. Torn on suur ja selleks, et seda pesta, siis oli vaja ka tellingut panna. Nii et see on meie poolt siis kõik. Tahad sa midagi lisada praegult veel? Ei, Jaan tahab. Ei, ma arvan, et nüüd Peeter mängib ja siis teeme kokkuvõtted. Jah, et tõepoolest teeme siis nii, et praegult on natuke muusikat ja siis pärast seda te saate meile küsimusi esitada, kui neid on. Suur tänu huvitava rännakule viimise eest. Ma vahepeal tahtsingi pista, et kui olid 2 suurt Šotimaa tegelasi, siis 3. oleks võinud tinglikult öelda ka näiteks William Wallace, kui tuntud ka kui Braveheart, aga kindlasti neid erinevaid elevante või vaalu, millele see Šotimaa toetub, on veel. Muidugi mõeldes tänase keldi teema peale laiemalt, siis üks naljakas asi, mis ei ole tegelikult üldse tore ega naljakaski, on see, et Suurbritannia lipul puudub Velsi lipuvärvid. Velslased, vaesekesed on tegelikult väga ebaõiglaselt jäänud ilma oma sümboolika esinduseta sellel ühendlipul. Aga kui vaadata neid linnavaateid, siis ma ütleks, et mind enamasti nagu ka tegelikult siin kõnelejate reisidel paelusid paljud loodusmonumendid ja see muusika ka, mis on linnastunud, linnapoolne, see on rohkem lihtsam. Ma ütleks niimoodi, vahest paljud Šoti ja Iiri ja heliloojad on pigem saanud inspiratsiooni ikkagi sellest majesteetlikust loodusest. Ja see loodus on see, mis mul silma ette tuleb, kui ma mängin neid lugusid, kus on just kasutatud neid teistsuguseid häälestusi. Ja see lugu, mis ma mängiksin, see on tegelikult mitte päris rahvalugu, vaid see on nüüd ühe helilooja lugu, kus on välja toodud maksimaalselt palju seda kitarri, selle häälestuste eripära. On lihtsalt üks ilus keldipärane lugu.